Iga toll, mille Venemaa Ukrainas vallutab, tuleb ränga hinnaga. Tänkid põlevad, rünnakurühmad kaovad ja pealetungid jäävad seisma ka väikse maatüki pärast. Ukraina on muutunud millekski, mida on peaaegu võimatu alla neelata. Terasest okassigaks. Riik, kus on droonid, raketid, miinid, kaitseliinid ja sõjavägi, kes on õppinud edasitungi karistama. Edasi liikudes tulevad okkad välja. Iga samm ja katse teeb haiget ja muutub veresaunaks. Sellepärast Venemaa veritseb iga tolli eest ja selle strateegia idee pärineb ühest looduse petlikult ohtlikust loomast, okassigast. Need väikesed närilised oleksid öökullide, kotkaste, ilveste, huntide ja koiotide jaoks kerge saak, kui neil poleks iseloomulikke okkaid. Need kõvastunud karvad annavad okassigale ühe võimsaima kaitsemehhanismi, mille emakeloodus on eales loonud. Ühel loomal võib olla üle 30 000 okka. Teravad, jäigad ja kidadega okkad eralduvad kehalt kergesti, tungides igasse kiskjasse, kes liiga lähedale tulevad. Okkaad raskendavad okassigade söömist ning annavad kiskjatele visuaalse hoiatuse, peletades neid eemale ja takistades rünnakuid. See aitab okassigadel ellu jääda ja toime tulla ka seal, kus on suuremad ja tugevamad loomad. Terasest okassiga strateegia aitab Ukrainal tõrjuda ründajaid ja sissetungidele vastu seista ka suurema vaenlase nagu Venemaa vastu. Selle strateegia põhikontseptsioonid on üsna lihtsad. Selle asemel, et suurendada ründevõimekust ja jõu projitseerimist, keskendub Ukraina oma kaitsevõime maksimeerimisele, rajades oma okkad, tiheda kaitserelvastuse, kihilise õhutõrje, tugevdatud taristu ja tugeva tsiviilvastupanu. Lõppeesmärk pole võita suurt sissetungijat, vaid muuta sissetung nii raskeks, kulukaks ja valusaks, et nad ei tahaks seda proovida. See on heidutuse küsimus. Okassea okkad peletavad kiskjad eemale, julgustades neid otsima lihtsamat ja vähem kaitstud saaki kusagil mujal. Terasokassea strateegia eesmärk on muuta riik nii kindlaks, et ründajad mõtleksid enne rünnakut hoolikalt järele. Teoorias on see lihtne, kuid selle strateegia tegelik elluviimine võib nõuda aastaid, isegi aastakümneid pingutust. Sest riik, mis soovib end terasokassea kombel kindlustada, peab välja arendama ja kasutusele võtma ulatusliku, omavahel seotud kaitsesüsteemide võrgustiku. See võib sisaldada ligipääsu tõkestavaid ja õhutõrjevahendeid, nagu raketid, miinid, droonid ning asümmeetrilise sõjapidamise varustust. Näiteks kaasas kantavad tankitõrjeraketid ja kantavad õhutõrjesüsteemid ehk manpadid. Need riigid peavad samuti tugevdama oma piiride kaitset, rajades kõike alates kindlustatud punkritest ja ettevalmistatud varitsusaladest kuni kindlustatud varustusteedeni. Tänapäeva terasest okassigad peavad olema valmis kõigil rinnetel rünnakuteks, kasutades uusimaid küberkaitse ja elektroonilise sõjapidamise vahendeid varjatud rünnakute tõrjumiseks. Nad vajavad, et nende sõjaväelased ja tsiviilisikud oleksid valmis, motiveeritud ja suutelised vajadusel oma territooriumi kaitsma kriisiolukorras. Kõikide pusletükkide kokkupanek on suur väljakutse ka parimatel aegadel. Nüüd kujutage ette, et peate seda tegema sõja keskel, kui peate juba niigi kaitsma end suurema vastase eest ning tegelema igapäevaste rünnakute, droonilöökide ja rindepommitamistega. Just seda pidi Ukraina tegema. Iga sõjaväeanalüütik nimetaks seda võimatuks, kuid nagu oleme korduvalt näinud, pole Ukraina jaoks miski võimatu. Selle sõja esimesest päevast alates tõestasid Kiievi väed, et on võimelised palju enamaks kui Venemaa ja ülejäänud maailm uskusid. Neil oli alguses raskusi, sest sattusid ootamatult vastamisi ühe maailma suurima ja tugevaima armeega. Vene väed tungisid 2022. aastal mitmest suunast Ukrainasse, liikudes jõuliselt linnade poole ja püüdes hävitada kogu vastupanu. Paljudel sõduritel olid kaasas paraadvormid, sest nad ei valmistunud pikaks sõjaks. Nad arvasid, et pidutsevad Kiievi tänavatel juba mõne päevaga, et nende niinimetatud sõjaline erioperatsioon saab kiiresti läbi. Paljud läänes kahtlesid samuti Ukraina võimes end kaitsta.
kuid see tegi olukorra Ukraina relvajõudude jaoks ainult raskemaks, sest nad vajasid hädasti abi ja varustust teistelt riikidelt, kuid pidid pidevalt ootama, et mingisugustki tõsist abi saada. Tõepoolest, varajases faasis olid lääneriigid olukorra eskaleerumise pärast nii mures, et olid relvade, soomustehnika ja kaitsesüsteemide andmisel väga ettevaatlikud. 2022. aasta alguses pakkus Saksamaa Ukrainale mitte tanke, rakette ega õhutõrjet, vaid hoopis paar tuhat kiivrit. Alles mõni nädal pärast sõja algust, kui Ukraina oli ootusi ületanud ja Venemaa ei saavutanud oodatud kiiret võitu, hakkas lääne toetus kasvama. Abi andmisel kaasnes sageli piiranguid ning Kiiev pidi tihti ootama viibivaid või vähenenud relvasaadetisi. Nagu Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles oma kõnes Müncheni julgeolekukonverentsil 2026. aasta veebruaris, me oleme tänulikud iga saadetise eest, kuid HIMARSid võtsid kuid, tankid võtsid kuid, hävitajad võtsid aastaid. Me ei saa endale lubada kaotada ühtegi päeva. Varustus saabus sageli piiratud kogustes, halvas seisukorras või rangete tingimustega. Paljud riigid keelavad Ukrainal kasutada nende relvi Vene territooriumil, piirates näiteks Kiievi võimalusi vasturünnakute planeerimisel oma agressori vastu. Venemaa kasutas täielikult lääne kõhklusi. Selle president Vladimir Putin esitas regulaarselt ähvardusi, kuulutades avalikult, et kavatseb vastulöögi anda igale riigile, kes julgeb sekkuda tema erisõjalisse operatsiooni. Tema väed jätkasid pealetungi, suurendasid agressiivsust ja vallutasid võimalikult palju maad. Ukraina oli lõksus, piiratud, silmitsi peaaegu ületamatute raskustega, kuid ometi suutis ta kuidagi vastu pidada. See pidas vastu nende esimeste kuude tohututele katsumustele ja väljakutsetele, elas üle ühe sõja-aasta teise järel ning seisab tänaseni püsti. Venemaa pingutab endiselt, väed liiguvad aeglaselt. Nende rünnakurühmad lüüakse korduvalt puruks, edu on väike ja väljavaated halvenevad. See juhtus hoolimata sellest, et neil olid sõja algusest peale peaaegu kõik eelised. Erinevalt Ukrainast ei pidanud Venemaa muretsema oma territooriumi kaitsmise pärast mitmest suunast tulevate rünnakute eest. Neil polnud vaja tegeleda ebausaldusväärsete liitlaste ega abiviivitustega. Venemaa kulutas väikese varanduse Iraani Shahedi droonidele ja sai avi Iraani sõjaväelt nende projekteerimisel ning arendamisel oma tehastes. Teine liitlane, Põhja-Korea, andis Venemaale samuti laskemoona, tööjõudu ja isegi sõdureid koha peale. Hiina ja India jätkasid suuri investeeringuid Venemaa ressurssidesse. Hiina varustas Kremlit kaheotstarbeliste komponentidega, mis olid vajalikud tohutu soomusmasinate pargi hoolduseks ning droonide, pommide ja rakettide tootmiseks hiiglaslikes kogustes. Venemaal läks väga pikka aega kõik tema kasuks. Venemaa koges järjest masendavaid läbikukkumisi, tehes endale rahvusvaheliselt piinlikkust ja õõnestades müüti oma sõjaväe võimsusest nagu Nõukogude Liidu Punaarmee. Ukraina komandöör Anatoli Katšenko 92. eraldiseisvast ründebrigaadist märkis: Nõukogude Liit alistas Saksamaa 4 aastaga. 4 aastaga on venelased suutnud vallutada vaid poole Donetski piirkonnast. See on jahmatav, kuid täiesti täpne hinnang Venemaa täielikule läbikukkumisele ja Ukraina hämmastavale edule. See tuleneb mitte ainult Venemaa ebakompetentsusest, vaid ka Kiievi võimest kohaneda, ehitada ja tugevdada oma terasest okassea strateegiat, tõrjudes samal ajal peaaegu pidevaid rünnakuid ja pommitamisi. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me analüüsime seda kõike sellisel moel igal nädalal. Ukraina ei suutnud end kaitsta vaid visaduse ega suuremate ressursside või eelarve abil kui tema vastasel. Kõik seisnes kohanemises. Kiievi väed pidid algusest peale raamidest välja mõtlema. Neil polnud valikut. Nagu Barbai, 63. eraldi mehhaniseeritud brigaadi mehitamata süsteemide pataljoni asetäitja ütleb, riik pidi kasutama odavat lahendust, võtma lihtsad kommertshobidroonid ja tegema neist ühekordsed relvad ja luurevahendid. See näiliselt lihtne samm muutis kõike. Kui kogu territooriumi kohal olid silmad taevas, sai Ukraina pideva luureinfo voo ning muutis peaaegu võimatuks, et vaenlane saaks midagi teha, ilma et nad sellest teaksid. Sellest sai sisuliselt Ukraina terasest okassea strateegia esimene kaitseliin.
Odavad algelised droonid moodustasid tugeva drooniseina, millest Venemaal on olnud raske mööda pääseda. Need droonid ei piirdunud vaid ümbruse skanneerimise ja info edastamisega maajõududele, vaid neid kasutati ka vastase ründamiseks, sihides tanke ja soomukeid nõrkadest kohtadest ning hävitades Venemaa soomuse ülekaalu, üks masin korraga. Pärast aastaid kestnud konflikti saab Ukraina nüüd toota miljoneid droone ja Venemaa peab esmakordselt kohanema. Selle asemel, et jätkata tugevate tankikolonnide ja muu soomustehnika saatmist üle piiri, on Venemaa hakanud kasutama ainult jalaväest koosnevaid rünnakrühmi, saates kümneid mehi hukule ilma igasuguse soomuskaitse või toetuseta. See on enesetapjalik strateegia, mida kinnitab statistika. Strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus ehk CSIS märgib, et Venemaa on alates sissetungi algusest kandnud tublisti üle 1 miljoni kaotuse, mida on rohkem kui üheski sõjas pärast teist maailmasõda. Tegelikult on Venemaa selles ühes konfliktis kaotanud palju rohkem mehi kui kõigis sõdades, milles ta on osalenud pärast teise maailmasõja lõppu. Vladimir Putin võib väita, et need surmad on kõik õigustatud, kui Venemaa saavutaks tegelikult tõsiseid edusamme, vallutades linnu ja asulaid kergesti ja kiiresti. Aga nii see ei ole. CSIS selles raportis märgib, et Venemaa vallutuskampaania liigub tõelisel teosammul. Nende kõige silmapaistvamate pealetungide keskmine edenemistempo on 15–70 meetrit päevas, mis on aeglasem kui peaaegu ükskõik milline suurem pealetung viimase sajandi sõdades. Hoolimata kaasaegsest tehnoloogiast edeneb Venemaa vägede pealetung aeglasemalt kui liitlastel esimeses maailmasõjas ning iga kuuga sureb neid rohkem. Terase Stokassiga tugevneb järjest. Ukrainal pole mitte ainult rohkem droone kui kunagi varem, vaid tema käsutuses on ka suurem valik mehitamata sõidukeid, alates lihtsatest luureüksustest kuni palju suuremate pommitamisdroonideni, mis suudavad hävitada vaenlase relvatehaseid ja laskemoonaladusid. Venemaal on üha raskem kaitsta, sest Ukrainal on nii palju võimalusi. Venemaa sõdurid ei tea kunagi, millised relvad nende vastu võivad tulla. Venemaa sõjakorrespondent võttis 2025. aasta lõpus kokku riigi vägesid tabanud raske olukorra. Ta ütles, et Vene ründesõduri eluiga on vaid 12 päeva ja et neil samadel sõduritel on vaid 50-50 võimalus jõuda rindele ilma, et nad teel tapetaks. Isegi rindele jõudnud saadetakse enesetapumissioonidele vaenlase territooriumile, kus Ukraina droonimeeskonnad ja suurtükiväeüksused ootavad vaid võimalust nad ükshaaval maha võtta. Seetõttu pole Ukraina eesmärk suurendada Venemaa kaotusi kuni 50 000-ni kuus enam võimatu ega üleliia ambitsioonikas, vaid täiesti realistlik. Kui Kiievil see õnnestub, võib Venemaa olla hukule määratud, sest talle ei jätku enam sõdureid hukkulute ja haavatute asendamiseks. Nende armee kasv on peatunud ja hakkab kahanema. Vähema jalaväe ja soomustehnika kasutamise vastumeelsuse tõttu muutub Venemaa pealetung aeglasemaks, nõrgemaks ja raiskavamaks. Ukraina lisab järjest rohkem okkaid ja kihilisi kaitseliine, et muuta Venemaa sissetung riigi ajaloo halvimaks otsuseks. See ei hõlma ainult droone, vaid ka rakette. Aastatel 2024 ja 2025 investeeris Ukraina palju kodumaise kaugmaaraketi arendusse, tõstes oma võimekust rünnata sügavale Venemaa südamesse 100 miile üle oma piiride. Alates Neptunist kuni Flamingoni on Ukrainal nüüd võimsamad ja kaugemale ulatuvad relvad, millega Kremlile olulisi sihtmärke nagu kütuselaod, naftarafineerimistehased ja sõjatööstus tõsiselt kahjustada. Ta kasutab neid relvi tõhusalt. Bloombergi andmetel korraldas Ukraina näiteks 2025 aasta jooksul vähemalt 120 rünnakut Venemaa energiarajatiste vastu, põhjustades kokku lausa 1 biljoni rubla ulatuses kahju. Nüüd saadetakse droone ja rakette regulaarselt Ukrainast Venemaa sügavusse, hävitades järjest sihtmärke. Ukraina droonid ja raketid on sundinud Venemaa Musta mere laevastiku varjuma, neutraliseerinud 1/3 laevadest ja ülejäänud taandanud. Sõjalaevad, allveelaevad, fregatid ja hävitajad on nüüd ebaefektiivsed, jättes Venemaale vähem võimalusi rünnakuteks.
Ka õhus on Ukraina droonid toonud alla koptereid ja isegi hävituslennukeid, millest mõned maksid $10 miljoneid. Operatsioon Ämblikuvõrk 2025. Aastal andis Venemaa pommitajate lennupargile tugeva hoobi. Ukraina annab Kremlile korduvalt teada: kui te ründate meid, vastame veel tugevamalt. Lisaks kõigele sellele on Ukraina suutnud oluliselt vähendada oma sõltuvust lääneliitlastest. Ta vajab endiselt toetust, kuid täna on Ukraina palju iseseisvam ja suudab paremini omal jalal seista kui 2022 aastal. Alates sissetungi algusest on Ukraina kaitsetööstus kasvanud peaaegu olematust sektorist suureks tööstusharuks, kus tegutseb üle 1000 peamiselt eraettevõtte. Need ettevõtted annavad tööd sadadele tuhandetele inimestele ning üheskoos varustavad nad Kiievi sõjamasinad kütuse, laskemoona ja süsteemidega, mis hoiavad selle töös. Näiteks 96% droonidest, mida Ukraina täna kasutab, on toodetud kohapeal. Samuti on 99% riigi sõjaväe kasutatavatest robotisüsteemidest kodumaist päritolu. 155 mm Bodana suurtükisüsteemid moodustavad kodumaal toodetuna umbes 40% Ukraina suurtükiväe rindejoone kasutusest. Üle poole Ukraina armee relvadest toodetakse nüüd Ukrainas. Riigil on välja arendatud oma õhutõrjevõrk arvukate rakettide, stardiplatvormide, tornide ja muude Ukrainas valmistatud vahenditega. Ja sellega ei piirduta. 2025. aastal kiitis Ukraina heaks üle 1300 uue kodumaise relva ja sõjatehnika mudeli. Arendamisel on sadu projekte, mis on valmis Venemaa vastu kasutamiseks sobival ajal. Kiiev on kiirendanud innovatsiooni, vähendades bürokraatiat ja takistusi sõjalise arenduse protsessis. Selle kaitseettevõtetel on vabadus kiiresti ja lihtsalt uusi relvi ja süsteeme kavandada ning kasutusele võtta, reageerides sõdurite tagasisidele, et oma loomingut reaalajas täiustada. Kui sõda lõpeb, saab Ukraina tehnoloogiast väärtvaranduse, mis tagab vajalikud investeeringud, partnerlussuhted ja kaubanduslepingud, et jätkata terases siili strateegiat veel aastakümneid. Riigid soovivad õppida Ukraina kaitsetööstuselt ja osta riigi maailmatasemel droone ning kaitsesüsteeme. 2026. aastaks avatakse Euroopas 10 uut Ukraina relvaekspordikeskust ning droonide tootmisettevõtted ka Saksamaal ja Ühendkuningriigis. Mitmed Saksa ja USA ettevõtted on sõlminud lepinguid Ukraina kaitsetööstusega, et arendada koos tehisintellektiga juhitavaid ründedroone ja mehitamata maismaa sõidukeid. Kõik see on tunnistus Ukraina ainulaadsest kohanemisvõimest. Nii paljud teised riigid oleksid murdunud ja kokku varisenud Venemaa tohutu sõjalise jõu surve all. Nii paljud oleksid vaevu suutnud üle elada isegi selle sõja esimesed nädalad ja kuud, rääkimata mitmest aastast. Ukraina on saavutanud midagi imeväärset. Terasokasse ja strateegia abil on ta valmis kõigeks tulevaks. Venemaa võib selle sõjaga jätkata veel kuid või isegi aastaid, või võib Putin lõpuks mõista, millise kohutava vea ta tegi, ja püüda sõlmida mingisuguse teostatava rahuleppe. Igal juhul on Ukraina valmis mitte ainult end täna kaitsma, vaid ka asetama end homme, ülehomme ja kõigil järgnevatel päevadel võimalikult tugevasse positsiooni. Vähese eelarve, nappide ressursside ja arvukate probleemide kiuste on Ukraina saanud sõjaliseks suurvõimuks, mille kaitsevõimet kadestavad riigid üle kogu maailma. Ukraina on teinud oma territooriumi vallutamatuks ja kaitseliinid läbimatuks. See on sundinud Venemaad olukorda, kus isegi väikese maatüki vallutamiseks tuleb ohverdada rohkem mehi, ressursse, raha ja aega, muutes sõjapüüdluse Kremli vägede jaoks veriseks, kurnavaks ja lõputuks. Tänu sellele võib Ukraina selle sõja siiski võita. Uurige sellest videost lähemalt Ukraina plaani sõja lõpetamiseks, keskendudes Kiievi 3-etapilisele strateegiale Venemaa viimaste eeliste kõrvaldamiseks. Või vaadake seda videot, et näha, kuidas Ukraina kasutab ulmefilmi stiilis tehnoloogiat, sealhulgas tehisintellektil põhinevaid roboteid, et likvideerida Vene vägesid rindejoonel. Ja lõpuks, et ei jääks ilma veelgi sisukamatest analüüsidest ja põhjalikest ülevaadetest, nagu see, tellige juba täna kanal The Military Show.